Henri ja Tõnis, mul on väga hea meel tervitada teid Eesti Olümpiaakadeemia konverentsi raames ja kõigepealt palju õnne teile mõlemale. Henri Seldaru ju teatavasti tegi ajalugu tulles ikkagi esimese Eesti talisportlasena MK-sarja üldvõitjaks. Et kas te ikkagi unistasite selle kristallgloobuse võitmisest või oli see ka teile endale hooaja lõppu täielik üllatus? Ma ütleks nii, et eks meil see suur kristallgloobus on mõttes varem olnud, aga me oleme võib-olla rohkem mõelnud, et äkki paari aasta pärast, et siis kui peale pargisõidu finaali Birk Ruud ütleski, et sul vist on ka võimalus, siis hakkas see unistus tundus juba see aasta täitsa reaalne. Et jah, me pigem ei osanud oodata ja vaatasime, et võib-olla kauges tulevikus. Et jah, praegu oli selline meeldiv üllatus. No kuigi Henri võitis kokkuvõttes MK-sarja, siis ühtegi võitu ju sel hooajal teatavasti MK-sarjas ei tulnud. Et kas see on mõnes mõttes tulevikku silmas pidades ka hea, annab sellise lisamotivatsiooni ja järgmist hooaega silmas pidades ongi võidunelg suurem ja teil ka eesmärke lihtsam seada? Jah, eks kindlasti selle nimel me tööd hakkame tegema, et järgmine aasta edukalt võistlustel esineda. Ma tõmbaks natuke hoogu maha, et spordis on pall ümmargune, et kõik teevad selle nimel tööd, et see suur kristallgloobus on ikkagi meie spordis pigem mõnus eriline auhind, et seda jahivad kõik ja kõik pingutavad kõvasti. No kui nüüd Milano Cortina taliolümpiast rääkida, kõigepealt just rennisõidust, kus siis õnnestus võita hõbemedal, et meenutame ükshaaval kõiki neid 3 laskumist rennisõidus. Henri alustas ju tegelikult avalaskumist väga hästi, kuid kukkus, oli see vist 4. hüppel. Kui nüüd tagantjärgi analüüsida, mis seal avalaskumisel siis ikkagi täpselt juhtus? Eks jah, et 4. hüppel tuli kukkumine, et võib-olla seal võistlusel, et olümpial oli mul rennisõidus just 4. hüppega probleem, et ma võib-olla ei keeranud alati ilusti oma triki lõpuni, et maandusin natuke risti, et esimesel laskumisel see natuke juhtus, mille tõttu siis külje maha panin. Ja võib-olla maandusin natuke liiga üles ka tihti. Et me tavaliselt oleme rohkem harjunud sinna allapoole maanduma, siis jah, et see ootamatu üles maandumine võib-olla ka natuke häiriv. Ja kas need olidki just, Tõnis, need soovitused sinu poolt, mis andsid kaasa enne teist laskumist Henrile? Eks Henri teadis tegelikult väga hästi ise ka seda, et sellel tasemel on ikkagi ainult selline peen viimistlus ja sellist elementaarset asja, et tõuka natuke tugevamini seinast eemal, et see võib-olla lihtsalt on selline kindluse mõttes lisameeldetuletus, aga ma usun, et Henri olid need väga hästi endal ka selged, et mis teha tuleb. No teine laskumine õnnestus Henril ju suurepäraselt, kui sooritas siis kõik hüpped puhtalt ja teenis siis 92,75 punkti, millega tasus enne viimast laskumist liidriks. Kas siis oli Henri sul juba kindel tunne, et täna on see edukas päev, kui tuleb medal, sest ikkagi 92,75 punkti või teadsid, et kindlasti tuleb juurde panna viimases voorus? Või kuidas üldse seda kõrget punktide summat vaadata tasuks, et ühel päeval võidetakse 1 punkti summaga, teisel päeval hoopis 2 punkti summaga, et kuidas meil televaatajana neid punkte tasuks üldse lugeda? Eks jah, peale teist minu laskumist oli veel 2 sportlast tulla, et eks ma kindlasti ootasin, ja teadsin, et neil on ka need trikid ja sõit, et siis minu tulemus üle lüüa, et ma kindlasti ei oodanud nii kõrgele püsima jäänud. Ja meie spordis võib-olla, kui võrrelda seda näiteks iluuisutamisega, kus on ka ju antakse punkte ja tegu siis hindamisspordiga, siis meil neid punkte tegelikult ei tasu pigem jälgida selliselt, et siin on kõrged punktid ja võiks koht kindel olla, et igal võistlusel on 100 punkti täiesti uus ei oskagi head sõna siin leida, aga selline uus nagu siis standard või selle võistluse standard, et
et jah, neid punkte, et kas siin täna võib võita 78-ga ja homme 95-ga, et neid asju nagu pigem meie spordis ei tasu võrrelda. No kolmandas voorus suutis Henri ühe ilusa laskumisega oma tulemust veel 0,25 punkti võrra parandada, aga kullavõitu ei tulnud, sest hetk varem korjas ikkagi ameeriklane Alex Ferreira veel suurema punktisumma. Et kui palju te olete seda kõike läbi analüüsinud ja videot üle vaadanud, et mis siis ikkagi oli ühest küljest teie edu taga, mis tõi nii hea tulemuse olümpialt, aga teisest küljest, mis siis ikkagi jäi kuldmedalist puudu? Mina sa võid vastata, jah? No, eks need emotsioonid, või need lood, mis olid viimaste laskumiste järel, et eks need on meil veel tegelikult ju lahti rääkimata, et Henri oli päris ma ei saa öelda, et ta kuri oli, aga esimene asi oli, et võttis telefoni ja helistas mulle üles, et me lähme kohtunikega arutama, et püüdsin ta küll maha rahustada, et ega siin midagi teha ei ole ja vahetevahel on pall selles väravas, et jah, kokkuvõtvalt oli mul isana päris keeruline isegi, mis siin salata, et noormest veenda, et tuleb poodiumile minna. No Henri, kui ma vaatasin autasustamist olümpiamängudel ja seda, kuidas sulle olümpiahõbe kaela riputati, siis ega sa ei paistnud eriti õnnelik seal tõesti. Eks seal jah, nagu isa rääkisid, siis jah, et eks ma natuke veel olin võib-olla ei olnud kohal ei olnud, et ma siis hõbeda võitsin, et mul oligi rohkem see, et huvitav, miks siukene punktiskoor teise või selle kolmanda laskumise eest, et eks me oleks tahtnud kohtunikelt seda tagasisidet saada. Aga Henri oli ju rennisõidus MK-etapil võistelnud enne olümpiat vaid ühe korra, saavutades siis 10. jaanuaril USA-s 11. koha. Et millised üldse teie eesmärgid enne olümpiat olid selles rennisõidus? Eks ma arvan, et üks eesmärkidest oli kindlasti proovida püüda finaali kohta ja eks teha siis oma võistluslaskumine ilusti ja puhtalt ära nii, nagu me seda plaaninud olime. No eks Henri on loomult tagasihoidnud, aga jaa, et see kõik, mis Henri ütles, vastab tõele, aga eks me olime ikkagi paberil mõõtnud ja arvutanud, et on õnnestumise korral võimalik ehk püüda medalit, et aga õnnestus. No Henrist sai olümpiamängude ajaloos esimene meessoost freestyle suusataja, kes startinud 3 erineval alal, pargisõit, rennisõit ja big air, eks, et millised olid teie enda poolt pandud võib-olla siis need eesmärgid, mis te enne olümpiat seadsite nendel 3 alal ja millisel alal ise ootasite enne olümpiat, et võiks ikkagi see kõige-kõige kõrgem tulemus tulla? Raske on öelda, et millised me kõige rohkem ootasime, et eks jah, paberi peal me nägime, et väike võimalus on nii pargisõidus kui ka rennisõidus. Aga jah, ei oleks, ma arvan, osanud ühte eelistada teisele. Jah, piigiri oleks jätnud kindlasti tahapoole, jätsime kindlasti tahapoole, aga nende puhul jah, et kas pargisõit või rennisõit, et seal me ei oleks osanud nagu ühte või teist eelistada. No 2030. aasta taliolümpiamängud korraldatakse Prantsuse Alpides ja kas on õige aeg seada praegu juba sellist 4-aastast eesmärki, teha tööd juba selle nimel, et tulla 2030 olümpiavõitjaks või töötate te ja treenite aastakaupa ja sellist 4 aasta eesmärki veel ei ole seadnud? Ehk siis saate te anda Eesti Olümpiaakadeemia konverentsil osalejatele sellise lubaduse järgmiseks taliolümpiaks? Eks me natuke, ma olen ikka mõtleme ka järgmise olümpia peale, et just proovida võib-olla näha, kuhu siis ala või alad arenevad ja sinna suunas liikuda vaikselt. Et jah, tõsi ta on, et eks on sellised päeva eesmärgid ja eks on ka juba 2030 olümpia eesmärgid. Mitte just, et me annaks lubadusi või räägiksime
konkreetsest tulemusest, et seda on spordis nagu võimatu ette hinnata, aga kindlasti on meil omad mõtted, et millised trikid tahaks sellel olümpial ära teha ja vaikselt siin suvel kindlasti alustame nendega juba tööd. No üks küsimus ka treeningmetoodika kohta ja selle kohta, et kuidas siis see suvine ettevalmistus Henril välja näeb, et kui palju tehakse jõutreeninguid ja sellist üldfüüsilist ettevalmistust ja kui palju saate olla lumel ja teha erialaseid harjutusi? Jah, et oleme Šveitsis veel umbes nädala ja siis tuleme tagasi Eestisse ja siis tegelikult saab Põhja-Soomas Rugal näiteks kolmanda maini suusutada, et on plaan ka sinna minna. Ja siis oleme seal 2 nädalat. Ja siis hakkab nii-öelda suveaeg rohkem pihta, et suvel võib-olla ongi võrdledes talveaega rohkem üldfüüsilist, et tavaliselt on 3 trenni päevas, 5 päeva nädalas, et siis kodus tagahoovis on oma kunstkattega väike mägi, et saab seda käsipuu osas harjutada. Tavaliselt alati 1 trenn ongi see ja siis käime jõusaalis, teeme Näitame ratast, ujume. Natuke tasakaalu koordinatsiooni. Ja siis vahetavahel käime ka Rootsis maandumispäde peal. Jah, et see on ka plaan, et nii Rootsis kui Jaapanis käia maandumispadjal siis hüpped harjutamas. Tõnis ja Henri, ma väga tänan teid selle aja eest, et saite siis meie konverentsil osalejatele natukene sellist põnevat infot jagada ja oma olümpiamängude võistlust analüüsida. Kas võib siis kokkuvõttes öelda, et tegemist oli teie jaoks ühe väga-väga eduka hooajaga ja peab rahule jääma? Ma ütleks, et siin ei ole lauset, et peab, et see on ikkagi vaba tahe ja ma arvan, et selleks vabaks tahteks on põhjust küll. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!